Köögisõber, mina olen Arvo Kassin. Brüsselis ma ei ole käinud, Euroopas kunagi ei ole käinud, aga täna tahaks teha Brüsseli küpsiseid. Ja ma leidsin selle retsepti ühest raamatust Meie pere munapühad 1996. aasta, selline brosüürikene. Ja seal on kirjas Brüsseli küpsised. No, mis siin on? Võid on võetud. Ma võtan siin topeltportsu, kuna siin on väga imelik retsept. Ma võtan 2 nagu öelda kogust ja võid on 350 grammi ja seda peaks olema pehme või. Ma natukene mikrolaineahjus äkki läks natuke rohkem pehmeks, aga ta peaks pehme nagu olema. Jahu on siis 2 portsu jaoks 4 klaasi ehk siis grammides on 340 grammi. Ja suhkrut muidugi on 100 grammi ehk pool klaasi ja 1 munakollane. Ja ongi nagu sellest peakski tulema tainas. Selle küll nende Brüsseli küpsiste tainas. Ja muidugi siis on väline dekoratsioon, selle taina ma segan valmis ja siis ma panen ta, keeran rulli, kile sisse ja panen külmkappi, et ta seisab ilmselt pool tundi, julgelt seisab seal külmkapis. Ja siis, kui ma ta välja võtan, siis ma määrin selle munavalge ja munakollase, kõigepealt munavalge ma löön vahule. Selles siin, vahustan ära selle. Ja siis ma lisan talle pärast munakollase. Ja see rulli ma pintseldan kokku selle munaseguga. Ja siis ma panen lauale selle suhkru. Siin on ta antud juhul pruun suhkur, või ta väga pruun ei ole, aga siis ta kirjutab, et ma võtsin 1 supilusega täie kakaod. Et see kakao puistame siia suhkru sisse ja teeme siukse pruuniks suhkruks. Ja kui ta munaga kokku määritud see rull on, siis ma veeretan selle suhkru sees. Ja pärast ma lõikan siis, kuna rull on niisugune külmkapist võetud, siis ma lõikan sentimeetri paksused sellised seibid või rõngad. Ja siis need lähevad pannile, küpsuspaberiga kaetud ahju pannile ja läheb raajahju siis 200 kraadi juures. Siin ta kirjutab 200 kraadi ja kuskil võib-olla 7-10 minutit ja peaks nad siis valmis saama need Brüsseli küpsised. Head õnnestumist. Siin ma siis kõigepealt õhustan selle jahu läbi sõela siia lauale. Siin ei ole küpsetuspulbrit ega midagi ja võib-olla ei olegi vaja. Ja eks ma siia siis panen väikse süvendi teen. Ja siia võib panna ka selle suhkru. Ja siis ma panen siia panen siis sisse selle, antud juhul selle või ka. See lauale. Näete, on parasjagu pehme. Ja püüan siis selle abivahendiga, näete, ta ilusti kontrolli alla saada, et ta mul siin jalga ei lase. Hea, kui on igasuguseid abivahendeid ehituselt ja saab ka mujalt osta ka poest plasmasist väikeid. Nüüd ma hakin nagu selle jahu ja selle või. Kui ma nüüd saladuskatte all räägin, siis te ütlete kriitilise silmaga, et see ei olnud võipakk. Jah, tõesti, see oli küpsetusmargariin. Aga ma pean selle, nagu on kodu ostetud ja naistele meeldib väga puhta võiga teha. Nad ei teagi, et ma teen nüüd küpsetusmargariiniga. Ma usun, et see kvaliteet ei peaks eriti muutuma. Aga ma tegelikult ei mäleta ka,
võib-olla ma raamatus see oli ka kirjas, et kas margariin või võin. Tavaliselt ma ei kirjuta, et margariin. Sest minu jaoks on üldiselt margariini ajastu möödas. Sest võidu jätkub ja nii, näete, siin läheb juba selliseks juba meeldivaks. Ma olen teda juba parasjagu mätsinud ka. Nii, ja nüüd ma panen selle munakollase ka siia sisse. Ja üritan ta siis nüüd juba ilmselt kätega hästi kiiresti nagu ära segada. Ja siis ta läheb mul teendaks sellise, moodustaks sellise rulli. Jah, ega sellega näed ei saagi. Nii. Nüüd sain käed kokku, näete kui ilus. Nüüd paneme ta sinna külmikusse ja seal ta jahtub maha ilusti. Ja siis me saame temaga edasi töötada. Nüüd ma sain lähemalt selle munakollase tal ära segatud. Nüüd on vaja käed ka puhtaks saada. Sest pool tainast on mul siin käte küljes. Nii. Paneme ta siis sinna küpset toidu kilesse ja kilega. Kile peale teen talle, moodustan rulli ja siis panen ta külmkappi selle rulliga koos. No näed, väga hull ei olegi asi. Saab ikka käe puhtaks ka. Noh näete, nüüd ma sain ta, käed sain ka puhtaks ja nüüd ma sain ta siia enam-vähem unnikusse. Ja nüüd ma panen ta selle taigna panen siia toidukile või kile peale. Ja nüüd ma saan tast teha siis sellise rulli. Ma ei tea, kui suur see rull peaks olema. Aga katsun teda siis nüüd selle, lõikan ta lühemaks ka nüüd. Liiga pikk on see võib-olla. Sest vastavalt nii suured siis tulevadki mul need küpsised. Ma ei ole Brüsselis käinud, ei oska ütelda, kui suuri seal tehakse neid. Ja nüüd peale ta parajaks vorstiks. Peaks muidugi ümmargune olema ilus. Aga millega ma ümmarguseks teen? Ma peaks millegagi tegema. Aga kui ma siit nüüd teda keeran ringi niimoodi, võib-olla ta muutub ise ümmarguseks. Niimoodi rullida vist saab. Peaks võib-olla kinni siduma. Aga kui teemegi kandidesse, mis siis juhtub? Siis ta ei ole enam Brüsseli vist või? No natukene on nii ja natukene.
nüüd ma viin ta selle ühe plaadiga, viin ta külmkappi. näete, ma sain nüüd panna sellisele lõikelauale ja tegin kandidest, nüüd ma panen ta külmikusse. nüüd õnnestub mul munavalge ära vahustada. ja siis ma lisan ta munakollasele. siin ma segan selle suhkru sisse, panen nüüd selle kakaopulbri ja teen sellise, värvin selle suhkru pruunimaks. ma ei tea seda, kui palju seda peab olema, aga ju ta näed pruunimaks läheb, ilusaks pruuniks. ja kui ta ma kõik ära tarvita, siis järgmine kord saab jälle kuskil selle ära tarvitada, aga selle suhkruga ei muutu midagi. see on nüüd siis eurosuhkur, Brüsseli suhkur, nende jutumärkides. näete, kui üks pruun on. nii, ja selle munakollase ma segan selle munavalgega, näete, munavalge on ilus tugevaks vahuks, et ta välja ei tule. nii, ja natukese ajast siis ma pintseldan selle munavalge ja selle kollase seguga, selle ma segan ühtlaseks ja pintseldan selle vorsti siis ära. ja pärast ma panen kandiku peale selle suhkru ja keeran seda rulli siis selle suhkru sees. ja siis hakkan lõikama neid seebikesi. nii, siit ma tulen nüüd selle sügavkülmas oli mul see rull. ja siia ma nüüd panen selle munakollase ruttu sisse. ahi on mul 200 kraadi peal pandud juba. ja segan nüüd siia ettevaatlikult selle munakollase sisse. noh, selline. nii, ja nüüd ma keeran selle rulli siit lahti. vaatan, kuidas mul õnnestub siin siis nüüd seda lõigata. ta oleks pidanud võib-olla rohkem, ta mul pool tundi oli, ilmselt vähe sügavkülmas. nii, ja vaatame, kuidas ma siin õnnestub mul seda keerata. ma proovin, kuidas see pintseldamine siin. peaks ma tõstma ta nüüd sinna suhkru sisse äkki. või siis panema siia kile peale. ma arvan, et kile peale vist peaks panema. nii. nüüd panen, on teda küll peal. ja nüüd ma üritan teda siis nüüd, äkki siputan natukene siia peale. juba. ja siis üritan teda siin keerata.
üritame seda siin keerata nüüd veel siin. No, ongi pruun peaaegu. Paneks veel talle muna siia peale. Muna on. Noh, ka küllaltki palju sai tumedaks. Otsa peale ka natukene. Kui te olete näinud Brüsseli küpsiseid, kirjutage mulle. Väga huvitav oleks lugeda. Teeb inimene, kes pole käinud Brüsselis ega pole näinud ka. Nii, no vot. Rohkem ei mängi ja siin on nüüd olemas mu kandik või see küpsetusplaat ja paber peal. Ja nüüd ma üritan siit lõigata. Seal kirjutab küll, et lõigata, ma ei tea, kas märjanoaga või see läks esimene, ei tea nüüd, mis tast sai. Ja vaatame, kuidas ta mul õnnestub. 0,5 kuni 0,7 sentimeetrit. Et niimoodi ta saab mul. Aga käega ei õnnestu mul. No. Ta oleks pidanud ilmselt rohkem külmkapis olema. Et ta oleks jäigem rohkem. No, jätame teise panniks ka. Nüüd läheb ahju 200 kraadi juures. Vaatame 5-7 minutit. Et siin ma tulen nüüd selle praajahjust. Ta oli 10 minutit, võib-olla oli palju, siin servas on see suhkur, aga nüüd ta peaks nagu hanguma või jahtuma. Ja siis vaatame. Siin siis minu Brüsseli küpsised jahtuvad laual, see nüüd on teine. Ja siis ma üritan siis panna neid siia vaagnale. Sellised liivataigna taolised. Noortele ja keskmiseale päris head, aga kes on proteesidega, ilmselt see suhkur, kõrvetatud suhkur, karamelliseerunud servades. Kas see neile nii meeltmööda on, seda ei tea. Eks see kajastub kommentaarides. Aga ma juba proovisin, maitse muidugi huvitav. Proovige ka. Siin ma võtan ühe, murran pooleks. Näete, selline pehme. Et mõnes mõttes on huvitav. Nagu umbes meenutab keelekest kui sellist. Aga maitse huvitav. Kui meeldis minu video, püüan ülespoole. Et siin ta ei ole korralikult jahtunud. Peab ettevaatlik olema. Ta küllaltki selline õrnakene. Tahab korralikult ära jahtuda. Kas ta jahtub? Nüüd naudime seda.